Annelinna kogukonnapäev see aasta on meil juba 4. korda, et esimesel aastal oli see seoses rahvusvähemuste aastaga, et tuli selline mõte, et Annelinnas on palju igasugusest rahvusest inimesi, et väga tore, kui oleks meil just siin ka mingi selline kogukonnapäev, nii nagu näiteks on Tammelinnas. On hästi tore, et Annelinna raamatukogu on sellise kogukonnapäevaga algust teinud. Et teha näha, et raamatukogust on kujunenud kohaliku kogukonna keskus ja Kliimakenni projektiga Tartu linn proovibki seda initsiatiivi veel rohkem toetada ja võimestada. Projektil on 2 keskset eesmärki, elanike rahulolu tõstmine ja piirkonna kliimakindlamaks muutmine. Ma võin näidata teile, kus asuvad tööriistad, kinnitusvahendid. Meil on selline lasteala Kolahoov. See on sel aastal esimest korda meil, et väga põnev projekt. See tuli koos Kliimakenn projektiga, et nemad organiseerisid. Väga põnev. See jääb meile siia oktoobri lõpuni. Tundub, et tõesti on käes aeg teid lugema õpetada. Siis toimuvad erinevad üritused. Täna on meil linnaraamatukogu lasteosakonna nukuetendus ja väga populaarne on toidupäästjate snäkilaud. Et see on meil ka juba mitmendat aastat olnud. Hakkame siis liikuma, et minu plaan on siis, me teemegi selle rännaku, ma kohe ei ütle, kus me lähme. Ja väga menukas on olnud ka Aljona Galazani maastikuarhitektuuri selline tuur siin Annelinna haljasaladel ja samuti näidati siis ka näiteks Annemõisa alleesid, mis oli väga huvitav. Et see oli tõesti väga populaarne jalutuskäik. Seda omanditunnet on üpriski vähe. Et mõnes mõttes me näeme need vanad majad, et ongi väiksed lillepeenrad tehtud ja mõni kasvatab maasikaid isegi. Aga teiselt poolt on see, et kuna hästi paljud näevad seda lihtsalt peatumispaigana, mitte elukohana, siis sellist pühivat lahendust ei ole. Seda kogukonda ei ole nagu kokku kutsutud minu meelest üldse. Mina olen näiteks siin kogukonna koosviibimisel esimest korda. Ma arvan, et seda on vähe. Ma arvan, et seda tuleb järjest võib-olla natukene ka rohkem, et koolid ja lasteaed proovivad ka teha rohkem sellist kogukonda haaravat tööd. Muidu eks Annelinn on olnud selline, et igaüks elab oma elu, oma korteris, kiviseinad vahelad hommikul tööle, õhtul tagasi koju, et magala ju seda tähendabki, et selle asukohaga nii väga tegemist ei ole. Aga mul on tunne, et see on muutumas ja ma loodan, et see on muutumas. Ja sellepärast me tulimegi siia täna, et kui nägime seda reklaami seal, et tuleb ja väga meeldib ja super, et seda tehakse üldse. Minu arvates on Annelinna kogukonna tunne selline, nagu ta Paneeleramu rajoonis ikkagi on, et väga ei tulda kokku. Aga nüüd 4. aastal võiks juba öelda, et juba on nagu see info inimesteni jõudnud, et meil on kogukonnapäev ja on rohkem osavõtjaid.